Nad ja õed ja kallid sõbrad, kes te olete jõudnud siia Nelikaare kirikusse ja kõik, kes te jälgite meid ka ekraanide taga, kus igas maailma otsas, siis tervitame ka teid Jeesuse Kristuse nimel ja soovime kõigile naisterahvastele täna ka õnnistatud naistepäeva. Taaveti laulud on ühed imelised laulud, mis on alati olnud usklike inimeste jaoks kosutust andvad, aga ka väga õpetlikud ja ülesehitavad ja räägivad ühe inimese elutsüklist. Ja muidugi siin on teiste mõningate muude autorite poolt ka kirja pandud psalme, aga ma loen täna hommikul psalm 139 ja 2 salmi, 13 ja 14. Ja siin Taavet ütleb nii: sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Amen. Täna, kui me ka tähistame rahvusvahelist naistepäeva, siis meenutame ka kõiki naisi suure tänulikkusega, oma emasid, vanaemasid, õdesid, tütreid ja kõiki, kes on oma hoolimist ja usku ja armastust meiega jaganud nii isiklikus elus, aga samal viisil ka koguduse elus, et ka vaimulikud emad koguduses on ääretult olulised isikud. Ja seda naistepäeva siis hakati tähistama ka 20. sajandi alguses ja selle eesmärk oligi juhtida tähelepanu siis naiste õigustele, nende väärikusele ja võimalustele ühiskonnas kaasa lüüa. See ei ole olnud mitte alati iseenesest mõistetav, see on olnud üks protsess, enne kui selleni jõuti, et ka naistel on ühiskonnas ääretult suur roll lisaks sellele, et nad on emad. Piibel tuletab meile meelde, et iga inimene on Jumala loodud ja ta on väga kallis ja Jumal ei ole loonud meid mitte ka juhuslikult, vaid ta on loonud meid ühe suure armastusega ja eesmärgiga ja nii nagu siin Taavet ütleb, ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Muidugi see sõnum on nii meestele kui naistele, kuid täna tahame eriti tänada Jumalat naiste eest, kelle kaudu on nii paljud kogenud just sellist hoolimist ja tarkust ja usku ka. Ja kui mõtleme vennale Timoteusele piiblis, siis teame, et Timoteuse ema ja vanaema olid ühed Jumala kartlikud naised ja külvasid seda usku ja armastust oma poja Timoteuse ellu ka ja temast sai üks tubli kaastööline apostel Paulusele. Ja nii on ka täna siin mitmed emad, kellel on lapsed, lapselapsed ja see suur osa teie elus kindlasti kuulub ka nendele ja olgu siis Jumal täna kinnitamas ja julgustamas teid jätkuvalt külvama oma järeltulevasse põlvkondaga. Ja Jumal on läbi ajaloo kasutanud naisi, kui lugeda piiblit ka, siis me leiame, et seal on prohvet Mirjam, Moosese õde, aga ka paljud, kes on õpetaja kutsumusega, palvetajad. Naistel on väga suur roll ja nende kaudu on väga palju edasi antud just sellist elu ja usku ja lootust ja kõike seda, mida üks inimene vajab. Ja Jumala abiga ma usun, et me jätkame seda, mis meie kätte on usaldatud ka. Ja kes on veel siin ja on alles sellel teekonnal, kus emaks saamine ootab ees, siis nii nagu mainisin, ühel viisil võib olla tegelikult juba ema ka vaimulikus mõttes, kui kellegi eest hoolt kanda ja jagada oma armastust ja hoolt nende inimestega. Ja on ka ju meie maailmas
neid naisterahvaid, kellel ei olegi seda osaks saanud. Nii et olukorrad on erinevad ja ega need tähtpäevad ka alati ei ole kõigi jaoks võib-olla just sellise rõõmupäeva hetked nagu mõnele teisele, aga Jumala poolt me suudame ka mõista, et Jumalal on kõik võimalik. Et isegi need tunnistused, mis meie endi keskel on olnud, et on olnud mitu aastat lapsekoda suletud ja siis ühtäkki Jumal avab ja tuleb ilmsiks. Nii et meie Jumal on ikka ka kõikväeline Jumal ja suudab teha imesid ka tänapäeval. Tõuseme alguspalveks ja täname Jumalat ka tänase päeva eest. Isa taevas, me oleme südames tänulikud, et oleme võinud tulla taas kokku ja tuua sulle tänu, et sina oled kinkinud ka siia meie keskele paljud, kes on emad, vanaemad, naised, meie armsad usuõed ja me tunneme nendest suurt rõõmu ja tänulikkust sinu ees ennekõike, et sina oled neid kutsunud ja oled kinkinud ka nende kaudu vaimulikuks emaks olemist paljude noorte usklike kõrvale. Issand, tänu sulle, et ka täna võime tuua need armsad emad ja vanaemad sinu ette, kellel võimalik, et on suuremaid väljakutseid, kui inimlikult jaksaks kanda. Sa näed ka kõigi füüsilist tervist, aga teades, et sinu sõna tõotused on täna kehtivad, siis rajame ikka ennast sinu sõnale ja kinnitame end usus, et koos sinuga, Issand, ja sinu abiga me jätkame teekonda ja usume, et sa kannad meid ka läbi nendest hetkedest, kus meil inimlikult jõud on lõppemas ja tarkus lõppemas, aga sinu peale lootes me täname, et sa kannad läbi. Õnnista ka Andrat, kui ta tuleb täna jagama, Jumal, sinu sõna meiega. Kingi ka ülistuse kaudu erilisi hetki ja kui me tuleme, Issand, meenutama ka seda hetke, kui sa kandsid meie patud Golgata ristile, siis olgu see aeg siin meie jaoks üks ülesehitav ja kinnitav aeg Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Nüüd võtame aeg, et Jumalat kiita ja ülistada. Kõik vajame kaasa tundmist, üht armastust, mis kestab. Las langeb sinu arm. Kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldust. Me rahva lootust. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Mind võta nagu leian kõik mu vead ja hirmud. Taas mind täida saan, sul oma elu annan, usaldan sind kõiges, mis mulle armas. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Päästja, päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova lunastuse looja,
hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Ükskord veel päästja, mäed võib paigast tõsta. Nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Päästja, mäed võib paigast tõsta. Nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Proovime ühte uut laulu täna võtta, et Jumal annab meile elavat vett. Kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu elu vett. Las elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata. Minust läbi vaimu jõgi voolaku. Las elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata. Minust läbi vaimu jõgi voolaku. Kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu elu vett. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata. Minust läbi vaimu jõgi voolaku. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata. Minust läbi vaimu jõgi voolaku, voolaku, voolaku. Jeesus ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja tulgu ja joogu ilma hinnata elavat vett. Ja Jeesus ütles Samaaria naisele kaevul,
kes iganes seda vett joob, see ei janune enam iial, vaid ta hakkab ise seda elavat vett välja jagama, see saab tema sees elavaks allikaks. Kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu eluvett. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku, voolaku, voolaku. Las su elavat vett voolata, las su elavat vett voolata, las su elavat vett voolata, las su elavat vett ja ükskord veel. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku. Las su elavat vett voolata, sinu elavat vett voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku, voolaku, voolaku. Kiitus Issandale, halleluuja. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame, oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks.
sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Päeval, öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Jumal on kõike väärt. Tervita oma sõpra, õde, venda, kes on sinu kõrval, sinu taga, võite liikuda. Tänu Jumalale. Üks ilus hetk ka teenistusel on see üksteise tervitamine ja kallistamine ja heade soovide soovimine. Kuu teisel pühapäeval siis me oleme ikka pidanud ka kogudusega issanda surma mälestamist koos. Ja ma loen enne, kui me selle juurde tuleme, siis ka teksti ja teen seda täna kirjast korintlastele, 1. Korintuse 11 peatükk ja siit alates 23. salmist. Ja apostel Paulus ütleb siis järgnevalt: mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles: see karikas on uus leping minu veres. Ja nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Need on apostel Pauluse sõnad ja tegelikult ta kinnitab Jeesuse enda sõnumit, kui Jeesus oli oma jüngritega ülemises toas ja peavad paasa söömaaega. Söömaaega siis, mida peeti oluliseks, kui tuldi välja Egiptusest ja tänati Jumalat
aga see kõik oli nagu ka üks eeltähendus sellele vabadusele, mis oli ees ootamas ja nüüd, kui Kristus oli kõndimas inimeste keskel 100% inimesena ja 100% Jumalana, siis ta jõuab sellesse hetke, kui risti surm on lähedal, aga enne veel kannatused, kiusatused, kõik see ei ole sugugi kerge, kuid armastus, mis Jeesusel oli, olles Jumal, ei jäänud ka kuskile varju või peidetult, vaid ta avaldab seda väga selgelt ja palub siis oma jüngritel ette valmistada see söömaaeg. Ja nad teevad seda üheskoos, seal on ka äraandja Juudas nendega ühes. Ja kõik see on üks eriline hetk kindlasti nende jüngrite elus, aga eriline hetk ka kristlikus ajaloos üldse. Seal korraga me näeme, et Paasa söömaajast saab armastuse söömaaeg ja hakatakse seda regulaarselt tegema usklike seas. Ja kui me siit seda teksti ka lugesime, siis siin lõpus on üks viide ka, mis ütleb, et kuni tema tuleb. Ja see ei ole sugugi vähetähtis või väheoluline. Üks osa meie elust on ju siin, kus me igapäevaselt toimetame. Aga me kõik ju usklikena teame, et me oleme rännakul, me oleme teekonnal, me oleme nii-öelda ajutiselt siin. Ja täname Jumalat selle eest, et meil on võimalik koos temaga oma elu siin maa peal elada. Aga see viide just siin, et kuni tema tuleb, ütleb selgelt, et see prohvetlik ettekuulutus Kristuse tagasitulekust on veel ees seismas. Palju on juba täitunud prohveti kuulutusi, aga see hetk tuleb. Paljud on püüdnud seda ette ennustada, on ka öeldud läbi sajandite erinevaid kuupäevi ja päevi ja kogunetud, et seda oodates vastu minna siis kuskilt mäelt või. Aga pühakiri siin ka üldiselt on nagu selge ja ütleb, et isa teab, millal see tund tuleb. Ega poegki täpselt ei tea, kui just isa kellelegi konkreetselt ei ilmuta, aga nagu piibel ütleb, kui aeg sai täis. Jumalal on ka omad ajad, seal küll aega sellisel kujul ei eksisteeri, aga kui aeg sai täis, siis Jeesus sündis. Kui aeg saab täis, siis tuleb Kristus kui kuningate kuningas tagasi, tuleb oma kogudusele järele ja seda me ühel viisil täna ka enda jaoks kinnitame, et me vastu peaks lõpuni. Paljud alustavad ja teekond ei ole sugugi alati kerge, on kiusatusi, katsumusi, nii nagu oli jüngritel ja ega need meistki mööda lähe. Aga kes vastu pidasid lõpuni, apostel Paulus ütleb, ma olen võidelnud, ja ta ütleb, ma olen võidelnud, tähendab, siin on ka üks osa selles, ja ma olen lõpusirgel, ma olen eesmärgi saavutanud, mind ootab võidupärg ja kas me ei igatseks siis olla Paulusega samas osas, et kui lähen, siis tean, kuhu lähen. Ja see annab elule hoopis teise sellise elamise väärtuse ka. Ma olen valmistamise kojas ja tänan Jumalat, et mu patud on andeks antud, sest ega patt ei saa pärida Jumala riiki, vaid ikka need, kes on õigeks mõistetud. Ja need, kes on Kristuses, Paulus ütleb, et nemad on õigeks mõistetud, mitte oma tegude kaudu, aga Jumala armust ja Kristuse veri, mis on lunastanud kõik meie patud. See on imeline. See on ühel viisil, võiks öelda, müsteerium. Me ei saa kõigest alati aru, aga me usume ja me usaldame Jumalat. Ja teisalt me saame väga hästi aru, mida see tähendab meie jaoks. Ja selles usus me ka oleme tulnud ja võtnud osa Kristuse ihust ja verest ja meie ei ole keelanud ka nendel inimestel, kes ei ole otseselt meie koguduse liikmed,
sellest osa saada, sest me näeme seda kui Kristuse kaetud lauda. Ja teame, et püha vaimu läbi ta on täna siin meie keskel jagamas oma armastuse osadust meiega. Ma palun, et pastor Vello tuleb ka ja nii nagu siin vennad tänasid ja siis murdsid ja siis jagasid üksteisega, nii me ka oleme teinud ja teeme ka täna. Isa taevas, tänu sulle, et võime sinu ees olla. Mitte hirmust ja kartused, vaid tänu tundes, et sa ise oled meid kutsunud nimepidi ja oled valinud meid välja sellest maailmast. Ja me täname, et sina võtsid kogu meie patukoorma ja viisid selle ristile. Ja tänu tundes seisame sinu ees ja ütleme aitäh sulle kõige eest, mis sa oled teinud. Kõik meie patukoorm, mis me oleme teinud ja mida veel saab tulema, kõik on ristile kantud. Ja võime sind usaldada, Jeesus, selles nimes. Tänu sulle, ütleme aitäh sulle, et sinu haavade vermete kaudu on meil ka tervist tulnud, et me võime seda uskuda ja võtta omaks seda. Kiitus sulle, Isa, kiitus sulle kõige eest. Amen. Jeesus, täname ka selle uue lepingu eest, kus meie oleme lepingu teine osapool ja võime olla kindlad, et sina kui lepingu alustaja oled alati olnud ustav. Issand, tänu tundes tõesti seisame sinu ees ja võtame vastu selle elu, mis voolas sinu veres, issand, jumalik elu, millel ei ole enam lõppu, vaid on igavene elu koos sinuga. Kinnita, Jumal, igat oma last täna, kes on siin, kellel on võitlused, raskused, anna uut värsket jõudu taevast. Ja tõesti ka, kui me ihust vajavad sinu puudutust, siis me usume, et need ootused ka tervenemise osas, need on kehtivad. Tänu ja kiitus sulle. Halleluja, amen. Vello, murrad sa leiva ja siis me mõlemad tuleme ja üks seisab sinna poole, teine siia poole ja siis teie saate tulla ja osa saada sellest Kristuse ihust ja verest. Olge head!
tänu Jumalale. See on hea teada, et ma kuulun tema ihusse. Olen tema ihu liige. Nüüd ma annan siit mikrofoni üle armsale õele Vaidale ja Vaida siis tuleb ja viib läbi korjanduse, nii et ole hea, Vaida. Tere hommikust. Nii tore. Ma pean kohe mainima seda, et pole palju neid naistepäevi, kui ilm on nii ilus ja minu meelest see on super kingitus taevaisa poolt, et meil on päike. Sest meie maal on ju mitte eriti palju seda, aga nüüd kevadel on ta kuidagi eriti oodatud ja nauditav. Aga loen teile sellisest asjast nagu vabatahtlik ohverdamine toob kasu igale ühele, kes ohverdab. Võib-olla ta ei ole kunagi selle peale mõelnud, aga nii kirjutab üks raamat. Ja 2. Korintuse 9. kirjas piiblis 12-13 on selline kirjakoht. Sest selle anni kaudu antud abi ei kõrvalda mitte ainult pühade puudust, vaid toob ka rohket õnnistust selle läbi, et paljud tänavad Jumalat ja selle abistamise tõestuse tõttu ülistavad Jumalat selle eest, et nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii helde südamega teete andmise osaliseks neid ja kõiki. Kui me ühineme Jumalaga ja muutume vabatahtlikeks ohverdajateks, on mõju laiaulatuslik. Esiteks saavad kaetud Jumala rahva vajadused. On õigesti täheldatud, et kui kõik usklikud annetaksid vastavalt Jumala sõnale öeldule, oleks kogudusel rohkem raha, kui ta suudaks seda kulutada. Me võiksime oluliselt kaasa aidata missioonitööle ja Jumala riigi tööle üle kogu maailma. Paulus väidab, et Jumal võidab meie vabatahtlikest ohvriandidest. Tema võidab, kui paljud tänavad Jumalat. Need, kes saavad osa meie annetustest, väljendavad oma tänu Jumalale. Jumal mitte ainult ei saa tänu, vaid palju ülistust. Meie vabatahtlike ohvrite mõju ulatub üles taevasse. Veel üks kasu on tagatud ohverdajale. Ohverdamise kaudu olete endid tõestanud. Ohverdamine annab tõestuse meie usu siirusest, tunnistuse meie suhtest Jumalaga. Need 4 põhimõtet ajendavad meid kasutama vabatahtliku ohverdamise eesõigust. Me peame õppima, et saamine ei ole tee rõõmule, aga hoopis andmine teeb rõõmu ja toob õnnistuse. Puussepp ei arvesta edu oma tööriistade arvu järgi, vaid selle järgi, mida ta tööriistadega korda saadab. Sama võib öelda õmbleja kohta. Niisamuti ei arvesta kristlane oma rikkust pangaarve suuruse järgi, vaid töö järgi, mida ta selle summaga on saavutanud. Ja täname Jumalat selle eest, mis me võime kokku panna. Isa, ma tänan, et sina oled kõige looja
kõik see, mis meil on sinu loodud ja ma tänan, issand, et me võime olla sinu kaastöölised ja nii, nagu sa meid õpetanud oled, me ei pea seda omast peast välja mõtlema, vaid kõik on meile ette öeldud. Tehke nii ja te olete rõõmsad, tehke nii ja te olete õnnistatud. Ja me võime selle järgi käituda. Ja palume lihtsalt sellele kokku pandud annetusele ka sinu õnnistust, et sellest jätkuks ja et see paljuneks ja et kõik need, kes rõõmsa südamega suudavad anda, issand, sinu riigile, et nad ise ka ei jääks puudusesse, vaid oleks rohkelt õnnistatud. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Vaida. Sellel ajal, kui korvikesed ringi käivad, ma nimetan siis ka järgmise nädala teated, et teisipäeviti õhtul kell 7 võimalik tulla kokku siis osadusgruppi siia kohviku poole peale ja kolmapäeva hommikul palvehommik kell 10, neljapäeva õhtuti kell 7 palveõhtu ja kõik need toimuvad siis siin kohviku poole peal. Ja reedel siis noorteõhtu ja järgmine pühapäev pakume ikka kell 10 kohvi, on võimalik koos palves olla ja siis järgmine pühapäev jagab meiega Jumala sõna diakon Ain Vares. Nii et siis pea iga päev on võimalik osa saada mõnest siin kokku tuldud osadusest. Ja mõned sellised eelteated ka natuke pikemalt, et 2.–3. mai me plaanime siis tähistada ka koguduse 35. aastapäeva, see on laupäev ja pühapäev ja meil tulevad sõbrad üle Eesti, Kuressaarest, Soomest, nii et ma soovitan teil, kui te oma kalendreid täidate, et 2. ja 3. mai võiks olla sellised päevad teie jaoks, kus te saate olla nende üritustega siin kaasas. Laupäeval 2. mail me alustame kell 12 tänu Jumala teenistusega, siis muidugi pakume lõunat ja torti ja peale lõunat on meil ka mõeldud üks seminar läbi viia ja teemaga Püha vaim, kes elab meis. Pastor Janno Peensanu on lubanud tulla meie keskele ja kui Jumal niimoodi aitab sättida piiskop Märdil asju, siis ehk kohtame ka piiskop Märt Vähit meie keskel nendel päevadel. Nii et tulevad toredad hetked koos sõpradega. Ja muidugi iga-aastane Suure Reede ristikäik toimub ka sellel aastal, aga see on veidike nüüd nii, et me infolehes anname täpselt teada, mis kellaajal kuskil me oleme. Nii et selle info saate ka, aga eelteatena Suure Reede ristikäik tuleb ja ülestõusmispühade jumalateenistus oikumeeniline saab olema ka siis Kuressaare kesklinnas, nii nagu on need eelnevad aastad olnud. Ja sellel aastal siis Eesti Televisioon teeb otseülekande Nelipühi kiriku esimesest ülestõusmispüha jumalateenistusest, mis toimub Toompea koguduses ja seal mind siin ei ole, aga ma olen seal, nii et on ka selline tore hetk, kus me saame Eestimaa rahvale jagada ülestõusmispühade sõnumid. Nii et suvepäevad, mis toimuvad ka käesoleval aastal, on ikka Lootuse külas 16–18 juuli ja järgmine pühapäev me võtame siis spetsiaalse ohvri ja annetuse üles suvepäevade jaoks ka, et meil on plaan soetada siis suur telk, millest on siin juba eelnevalt juttu olnud, ja me saame kõik anda oma panuse. See on kallis, aga me oleme saanud head kokkulepped selle tootjaga, nii et kui me suudame pool telgirahast kokku panna, siis järgneva 2 aasta peale saame ilma intressita veel nii-öelda tasuda seda telki. Telgi hind on 122 000 pluss käibemaks, nii et me vajame poolt sissemaksuks ja kui me arvestasime, et meil on ligemale 1500 ristitud liiget EKNK-s, kui igaüks paneb 30 €, on meil see pool summat juba käes. Nii et kui muidugi keegi tunneb südames panna suuremaid summad, siis me oleme igati tänulikud ja me usume. Me oleme usus välja liikumas ja usume, et see saab olema juba see suvi püsti. Nii et järgmine pühapäev siis armastuse and selle tarvis.
Aga nüüd mul on hea meel, et täna jagab meiega Jumala sõna diakon Andra. Ja Andra on teeninud Jumala sõnaga meid läbi aastate juba ja selles mõttes on Jumal sinu kaudu palju head teinud ja kindlasti veel tegemas, nii et tule jaga, mis on sinu südames täna. Tere kõigile, kaunist naistepäeva meile ja ma loodan, et igal naisel on keegi, kes soovib naistepäevaks õnne ja et te saate lilled kõik. Aga meil on kuu teema, palve ja paastuvägi. Ja palume enne, kui ma alustan, et Jumal, me tuleme sinu ette, et sina meid täna julgustaksid ja juhataksid ja annaksid meie südamesse seda, mis on nii eriline, mida ainult sina oskad anda. Jumal, suur tänu. Tänu Jeesus, et sa oled meie juhataja, õpetaja, püha vaimu läbi. Amen. Ja ma alustan salmiga, mis on piiblis üks tuntumaid ja armastatumaid ja palju tsiteeritud kirjakohti. Ja see on Johannese ilmutuse 3. peatükist 20. salm. Näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. See on kiri, mis on saadetud Laodikea kogudusele ja Jeesus on selle kirjutanud ja siinne tekst kujutab üleskutset, kus Jeesus mitte üks kord, vaid kestvalt ja jätkuvalt koputab, kutsub kogudust tagasi õigesse suhtesse iseendaga. Aga samas see salm avab ka palveelu olemuse, sest palve on suhe issandaga. Enne kui Jeesuse poole hüüda jõuame, on tema juba ukse taga. Ta on kohal ja tema ise kutsub meid palvesse ja ta koputab meie südame ukse peale ja soovib sisse tulla. Ja kui meie palvetame, siis juba sellega avame ukse ja laseme Jeesuse oma südamesse. Ja see kirjakoht ütleb, et mitte meie palve ei ole esmalt see, mis sunnib Jeesust tulema meie juurde, vaid ta on juba valmistanud meid, et me tema koputust kuuleksime. Ja prohvet Jesaja on kirjutanud 65. peatükis Jesaja 65:24. Enne kui nad hüüavad, vastan mina, kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Nii et palved, mis me palume, on juba olemas ja valmis pandud. Ja veel 1. Johannese kirjas 15. peatükk 15 salm. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. Palve on seega enda avamine Jeesusele, et tema saaks tulla meie ellu ja oma väega seda muuta. Ja see on suur arm. Ta tunneb meid hästi ja teab, millised me oleme. Ja Jumala sõna lugedes on selge, et palve on valmistatud niisugusena, et see on jõukohane abitule ja nõrgale inimesele ja kõige jõuetu mohkamine ja abipalve avab ukse Jeesusele. Nii et jõudu pole vaja, lihtsalt küsitakse, kas me tahame. Ja Paulus on kirjas roomlastele 8. peatükis 26. salmis öelnud, samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Meie ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Palvet võrreldakse ka palju hingamisega. See palve on nagu hinge hingamine ja eluks vajalik õhk, see ümbritseb meid igalt poolt ja
hinge kinni pidada on ju palju raskem kui hingata. Ja samamoodi nagu eluks vajalik õhk meid ümbritseb, on ka hingele ja vaimule vajalik õhk meie ümber ja see on püha vaim. See tähendab, et palvetamine peaks olema niisama loomulik nagu hingamine. Avame oma südame uksed ja Jumala elustav vägi saab sisse voolata. Kui usklik on uuesti sündinud, siis temas elab püha vaim ja Jumala sõna ütleb, et me oleme Jumala vaimu templid, püha vaimu templid. Jeesus tuleb kõikjale, kus uks avatakse ja ta tuleb õhtust sööma koos meiega. Nii et palve on üks armsamaid kingitusi meile Jumala poolt. Ja see on osadus, kus me saame temaga rääkida, tema ligiolus viibida. Ja mul kohe siit tuli üks salm veel, mis nii hästi nagu seda kirjeldab, on Johannese evangeeliumi 14. peatükk ja 23. salm. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Nii ei ole see koputus uksele ja Jeesuse külaskäik, see ei ole mingi ajutine ühekordne külastus, vaid suure armastusega ta on valmis tulema ja jääma, kui me ainult palume. Jah, palun, issand, tule mu ellu, tule ja jää, kuni elupäevade lõpuni. Paastuaeg. See on selline hooaeg aastas, kus on kasulik võtta aeg maha, et jälle oma südame seisundit vaadelda ja oma sisemust natuke lähemalt uurida. Ja kui me läheneme nüüd suurele nädalale, kus me mälestame oma päästja ohvrit ja kannatusi ja ülestõusmist, siis on hea pühenduda rohkem ja pikemalt palvele. Aga ometi meil tuleb ikka võidelda jätkuvalt ka patuga. Ja on mitmeid raamatuid, mis on paastuaja mõtisklustega välja antud. Eesti keeles on neid kahjuks päris vähe, aga inglise keeles on neid väga palju. Ja mul on juba mitmed aastad olnud üks selline raamat, mille pealkiri on Journey to the Cross ja see on siis teekond ristini, pühendumine 40-päevasele paastule ja selle autor on Paul David Tripp. See ei ole mingi rõõmusega lihtne raamat, aga ta esitab iga päev lugejale selliseid tõsiseid väljakutseid. Ja seal raamatus olid huvitavad küsimused ühes paastupäeva mõtiskluses. Et ma loen need siin ette, et saame natukene mõelda nendele küsimustele. Kindlasti me ei jõua iga ühe juures eraldi pikalt peatuda, aga äkki mõni küsimus puudutab teid eriliselt. Ja siis alustan. Esimene on, milleta sa tunned, et sa ei saa elada? Millel või kellel on võime su päeva hetkega paremaks või halvemaks muuta? Mis on see, millel on võime sind väga kurvaks teha? Mis võib sind hetkega õnnelikuks teha? Millega sa kipud oma identiteeti siduma? Kui sa saaksid valida vaid ühe asja, mis see oleks? Mille puudumine su elus ahvatleb sind Jumala headuses kahtlema? Millele kulutad oma raha ja mis see sinu kohta ütleb? Mis täidab su fantaasiaid ja unistusi? Ja mida paljastaksid viimastel nädalatel vaadatud videod sinu kohta? Kui ma nende küsimuste peale mõtlesin, siis loomulikult kohe on selge, et aktiivsele Jumalaga koos elavale usklikule on vastused nendele küsimustele igavikulise suunaga. Ilma Jumalata ma ei saa elada. Ja ma mõtlen armastusega Jeesusele ja minu identiteet on seotud Kristusega. Ja kui on valida üks asi, ma ei tea, üksikule saarele kaasa võtmiseks, loomulikult see on piibel. Need on kristlase baasvajadused ja kõige olulisemad asjad meie elus.
Aga mul on kindlasti selliseid perioode, kus ma nendele asjadele ei mõtle kogu aeg. Mõtlen võib-olla hoopis enda ja lähedaste heaolule, tahaksin reisida, ootan puhkust, võib-olla tahaks mingit head filmi vaadata ja väga tore oleks sõpradega koos, ma ei tea, restorani minna ja süüa üks hea õhtusöök. Ma võiks mida iganes soove välja mõelda, mida ma kõike tahaksin. Aga kuna looming ehk Jumala loodud asjad on nii ilmselged, neid saab näha, seda saab maitsta, neid saab tunda, saab nuusutada ja on vahel täitsa ahvatlev mõelda, et loodud asjad annavad meile kõik, mida otsime. Aga me ei ela selleks, et meie kõik igatsused saaksid rahuldatud või et me ainult sinna poole püüdleksime kogu aeg. Inimene on loodud ellu tegelikult palju kõrgema eesmärgi jaoks. Jumal lõi maailma ja kõik loodu selleks, et meid suunata enda poole. Ja Jumalal ainsala on see vägi, mis rahuldab tegelikult kõik meie vajadused. Tema on leib, mis kustutab meie nälja. Tema on elav vesi, mis ei lase meil enam janu tunda. Ja iga uue päeva, iga uue kogemuse, iga uue pilguga on loodu meile antud selleks, et juhatada meid Jumala poole. Nii et Jumal annab meile häid asju ja on hea meeles pidada ja praktiseerida seda tänulikkust kõige eest, mida me omame ja mis meie vajadusi igapäevaselt täidab. Ja tegelikult me teeme seda koos igal Jumala teenistusel, kui me võtame kokku vabatahtliku ohvri Anni. Ja see sõnum siin ja palve koos, see on nii oluline, sest igal pühapäeval suuname oma palvet tänuks selle eest, mis meil olemas on ja millega Jumal meid veel tahab varustada. Ja tema ju varustab rohkem, isegi kui me oskame paluda. Aga siin selles teemas on veel erinevaid nüansse, mille üle võib mõelda. Loomulikult meil on ihu ja selle toimimiseks on vajalikud baasvajadused. Ilma õhuta me ei saa hakkama ja ilma toidu ja vee ja uneta me ei suuda elada. Me peame soojas olema kogu aeg, et me ei külmetuks. Aga ma pigem mõtleks sellele, mida inimese hing ihkab ja mida igatseb. Et jälle ja jälle ennast täita asjadega, mida tegelikult vajatakse palju väiksemal hulgal, kui me arvame. Aga näiteks on palju asju, mida inimene ei vaja üldse, kuigi väga tahab. Ja need on nagu tühjad kalorid, nagu kartulikrõpsud, mis on nii maitsvad, ühe sööd ära ja kohe läheb terve pakk järgi. Aga meie ihu seda absoluutselt ei vaja. Vähe sellest, see on isegi kahjulik, on ju. Ja loodu poole pöördumine, et see rahuldaks meie neid sisemisi, hingelisi vajadusi, see ei valmista mitte ainult lühiajalist rahulolu, mis tegelikult lõpeb tühjusega, vaid ka paljud asjad orjastavad ja tekitavad sõltuvust. Ja apostel Paulus on kirjas roomlastele kirjeldanud 1. peatükis üsna jõuliselt ja ausalt inimkonna süüd. Ja ta toob välja võrdluse, kuidas looja asemel on hakatud kummardama loodut. See on siis kirjas roomlastele 1. peatükk 25. salm. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Kuna heaolutunne, mida head asjad, loodud asjad inimesele pakuvad, on väga lühike, siis peab ennast jälle ja jälle uuesti täitma, et need vajadused rahuldada ja varsti jõuame sinna kohta, kus tunneme, et ilma järgmise korrata enam ei saagi hakkama. Ja see, millest nii kõvasti kinni hoitakse, lõpuks võtab juhtimise enda kätte ja on uueks käskijaks Jumala südame üle, inimese südame üle. Kuid inimese süda on see, mida ainult Jumal peaks käskima ja temale peaksime ainsana ennast andma. Ja tema sõna järgi on vaja
seada oma elu ja oma soovid. Ka Pauluse nimetatud pattude kirjeldus seal esimeses peatükis on üsna aus ja selline julm ja karm lugemine, aga inimene ei ole mitte alati kurjade asjade kontrolli all. Ka headel asjadel võib olla selline võim, mida seal tegelikult ei peaks olema. Head asjad muutuvad ju halbadeks, kui neist saavad valitsevad asjad. Ja siis ma mõtlesin selle üle, et kuidas ma tahaks, et mu elus oleks, siis ma üliväga tahaks olla halbadest asjadest vaba. Heades asjadest tahaks olla mõõdukas ja igavikulistes asjades sõltuv. Nii et palvetamiseks me vajame päästvat armu, mis meie enda isekuse nagu kõrvale lükkaks. Sest kuidas ma suudaksin hoiduda halvast ja olla heades asjades mõõdukas? Palve on üks võimas relv sõjas hingede pärast ja see sõda käib tegelikult meie elus, kuni me oleme siinpool igavikku. Ja on endale keeruline tunnistada, et see, mida ma kõige rohkem ihaldan, ei ole see, mida ma elus tegelikult vajan. Raske on tunnistada, et see, mida ma kõige rohkem vajan, on lunastav arm. Võib-olla, kui tervis on halb, siis on seda väga raske tunnistada, sest kõige rohkem, mida siis elus vajaks, on tervis. Või kui raha on puudu, siis kõige rohkem, mida praegu hetkel elus vajaks, on raha. Ja seega on palvetamine võitlus ja nõuab sellist distsipliini. Ja palve kutsub meid minema oma hinge nendesse sügavatesse kohtadesse, kuhu me tihti üldse ei jõuagi. Ja palves kutsub Jeesus andma oma südamed vabaks, et ta saaks meid tervendada, juhatada ja et ta saaks meid muuta. Nii ja siis, kuidas oleks, kui paastudes me laseksime teatud ajaks mõnest igapäevasest harjumusest lahti? Laseme lahti asjadest, mida kipume liiga hinnaliseks pidama. Laseme oma haardest vabaks asjad, mida tegelikult nii väga vaja ei olegi. Ja siis Jumal vabastab ka südame. Kui me palvetame, et millestki ilmaoleku aeg suunaks meie pilgud südame ümber. Ja siis me ei tunnekski nendest igapäeva asjadest nii palju puudust. Sest et väga keeruline on ju, et kui mõtled, et ma ei vaata täna telekat, ma ei vaata järgmised nädalad telekat ja siis sa mõtled ainult õhtul, ma tahan vaadata telekat. See on võimatu, see on nii raske, nii et parem palvetada, et Jumal, võta see tahtmine ka ära. Aga Jumal kasutab ka üldiselt igal teisel ajal aastas seda raskuste ja kannatuste perioodi meie elus, et panna inimest loobuma oma sõltuvustest ja sirutama käed Jumala poole, oma looja poole, oma päästja poole. Mõtleme, et me liigume suure reede poole. Mõtleme ristiteekonnale jälle rohkem kui tavaliselt aasta jooksul. Ja risti all me seisame silmitsi tunnetuse ja usu kinnitusega, keda me päriselt vajame ja me mõtleme ka selle peale rohkem, kes me ise oleme. Ja kui nüüd nende küsimuste juurde uuesti minna, mis me siin alguses lugesin, siis ilma kelleta ma ei saa elada. Jeesuseta ei saa elada, kui sa oled kord tunda saanud, kes ta päriselt on. Ja kes või mis muudab päeva paremaks? Jeesusel on võime päeva hetkega paremaks muuta. Ta oskab kasutada selleks nii asju kui inimesi meie ümber ja see kõik peegeldab Jumala armastust. Ja temaga võime tunda õnnistuste sees olemist, mis on täiesti erinev ju maisest õnnetundest. Ja ainult temas on Jumala lapse identiteet. Esiteks olen Jumala laps, siis alles olen abikaasa, ema, sõbranna. Ja kui valida, siis Kristus. See on üks ja ainus ja ilma temata tegelikult kaotab kõik ülejäänud elus mõtte.
koos saame järgida Jeesust tema teekonnal ristile. Jeesuse kannatusi täis ohver ja ülestõusmine, see ei ole mitte ainult rõõmust tähistamise aeg, vaid see on tegelikult ka kurbuse aeg. Me küll ütleme, et peaksime olema alati rõõmsad, sest Kristuses Jeesuses meil on pääste ja lunastus. Ma tean, et rõõm issandas ei paista alati välja naeratusena näol. Vahel need, kes väliselt on väga rõõmsad, need sisemiselt on palju kurvemad ja kannatavad kui need inimesed, kes oma olemuselt on tõsised. Nii et inimese peale vaadates me ei saa nendest tunnetest mitte kuidagi sellist adekvaatset pilti. Aga tahes-tahtmata siinpool, elades veel maailmas, seguneb see rõõm ka kahjutundega ja kurbusega, kui me näeme kurjuse kohalolekut. Ja hea, kui me käiksime Jeesuse kannatustega rohkem kaasas ja näeksime, me ei suudaks tunda seda kuidagi ega kunagi, aga et me oleksime kaasas sellega, selle valuga, mida ta meie pärast läbi käis ja kõigi nende kannatustega. Kristus õpetas mäejutluses, see on siis Matteuse 5. peatükk 4, 5. peatükk 4. salm, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Nii et vahel oleme kurvad. Midagi oleks valesti või midagi oleks meie südames puudu ja meie arusaamises elust oleks midagi puudu, kui me suudame oma ümber praegu ringi vaadata ja mitte kurvastada maailma pärast. Ja kuna me oleme tegelikult ju alistunud Jumalale, tema plaanidele ja eesmärkidele, mis on palju suuremad meist, siis me ei palveta ka mitte ainult enda pärast, vaid ka teiste eest. Ja me saame paluda ka maailma eest. Ja meie palved võivad olla nii isiklikud, aga ka tohutu ulatusega, mis on sama suur kui tema kuningriik, kogu ulatuses. Ja lõpuks on palvekoht, kus piiratud ja nõrgad inimesed toovad oma vajadused Jumala ette. Issand on meiega ja ta on meie jaoks ja ta on rõõmus, kui ta saab meie vajadusi rahuldada, kui me toome need tema ette. Ta on armuline, ta on mõistev, ta võtab vastu meie segased ja arusaamatud palved, ta kuuleb meie lühikesi palveid ja ta ei lükka tagasi palveid, mis peegeldavad kuidagi ebatäpset teoloogiat või neid, mida palvetatakse nendel hetkedel, millal üldse ei tea, kuidas palvetada või mida palvetada. Kõik need nõrgad ja kuidagi kõikuval pinnal ja sellised meie enda meelest võib-olla kehvad ja viletsad palved, need võetakse tema poolt vastu. Need võetakse vastu soojalt. Aga ta kutsub meid siis enda juurde veel sügavamasse ja paremasse kohta ja ta tuleb ja teeb eluaseme meie juurde. Ja isegi kui meie tuba on segamini, siis ta aitab selle uuesti korrastada piltlikult. Ja ta kutsub meid sinna, kus me ise kuidagi ei suudaks midagi hakkama saada või ära teenida. Ja see on see rahulik, vabatahtlik osadus temaga palves. Ja praegu ka, kes vabatahtlikult soovib, siis ka paastus. Aga tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti ja sinu juures on meil kodu. Sa oled meie juures, meie kodus, kui me kutsume sisse ja sinu kuningriik on lai, sinu kuningriik on suur ja meie oleme selle osa. Ja see on üks õnnistatud asi, see on üks imeline asi, mida me ei oska sõnadesse panna. Ja Jumal, sa kuuled meie palveid tõesti, mis iganes moodi need meil välja tulevad suust või südamest. Ja sa vastad. Ja kui me ka ei näe seda vastust praegu kohe või isegi ka hulga aja pärast, siis me ei pea kahtlema, et sa pole kuulnud. Sa oled kuulnud ja sa oled tegutsemas meie elus imelisel viisil, armulisel viisil. Suur tänu, et sa tervendad meid, et sa hoiad meid
kõigist raskustest ja mitte alati meie raskustest ei saa mitte üle hüpata, vaid sa kannad meid nendest ka läbi. Nii nagu sinu sõna ütleb, et me oma jalga ei lööks vastu kivi, vaid Jumal, sinuga koos on kõik hästi. Ja Jumal, me saame ka selle maailma pärast palvetada, selle pärast, mis toimub, Jumal. Ja sa annad meile selle südamesse. Aga me võime kindlad olla, kõik on sinu käes. Kõik, mis toimub, on sinul teada. Kõik, mis tuleb, on sinul teada. Ja me võime olla usus kindlad, et sina ei kõigu ja võit on sinu oma. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jeesus mu kuninga, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle enda anda, Jeesus mu kuninga, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle enda anda, võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Jeesus mu kuninga, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle enda anda, Jeesus mu kuningas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle enda andas, võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik. Ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see, ja las su au, ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik. Ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad.
võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastab. Oleme tänulikud Jumalale ja oleme tänulikud Jumalale iga naisterahva eest. Nüüd, kui te lähete uksest välja, siis Toomase käes on üks vaas koos lilledega. Igale naisterahvale on mõeldud üks lilleõieke. Võtke see sealt vaasist, tundke rõõmu naistepäevast ja jagage seda rõõmu siis ka oma lähedastega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud naistepäeva jätku.